Täna oleme sattunud Peipsi äärde Sibulateele ja siin toimub 4. kalapuhvetite päev. Kalapuhvetite päev toimub siinkandis just kevaditi, sest siis on kalapüügihooaeg ja Peipsi annab päris mitmeid erinevaid kalu välja kaluritele. Meil on avatud sellel aastal 22 puhvetit üle terve Sibulatee piirkonna. Ja hetkel me oleme siin imeilusas Kolkjas, mis on juba aastate vältel kujunenudki välja justkui meie kandi puhvetite pealinnaks, kus on tõesti päris mitmeid puhveteid leida. Aga kalapuhveteid on siis tõesti üle piirkonna, alates Tähemaast ja lõpetades Lümati ja Kadrina külaga välja. Me oleme Sibulatee võrgustikuga sügiseti teinud seda suuremat puhvetite päeva juba päris mitmeid aastaid ja kevadine kalapuhvetite päev kasvaski välja külaliste tagasisidest, kes käisid sügiseti ja küsisid, teil on siin palju sibulatoite ja aedviljatoite ja kõike muud, aga miks nii vähe kala on? Ja siis mõtlesime ja välja mõtlesime, et teeme kevadel, siis kui on kalahooaeg, teeme kalapuhvetite päeva, kus kõik puhvetid, kes uksed lahti teevad, peavad pakkuma kindlasti toite ka kohalikust Peipsi kalast. Meie kandi puhvetipidajad saab laias laastus jagada 2. Et ühed, kes on siis meie kandi ettevõtjad, kes nii ehk naa külalisi võõrustavad erinevad toitlustuskohad või siis majutusteenuse pakkujad, kes peamiselt turismivaldkonnas tegutsevad. Ja teine punt on siis need, kes on tõesti kohalikud elanikud, kes avavadki oma uksed ja teevadki seda võib-olla korra või 2 aastas ainult. Nii et nende eest tuleb eriti müts maha võtta. Eriline on juba see, et on meil maikuus, et tavaliselt on meil kalapuhvetite päev aprilli lõpus, aga sellel aastal lõppes vanausuliste paast alles maikuus, nii et peale paastu alles, austades kohalikke kombeid, teeme puhvetite päeva alles peale paastu lõppu. Aga kui vaadata menüüsid, mis puhvetitel siin on, siis, ja kaladest rääkides, siis ongi jõudnud toitudesse nii koha kui ahvenat, on latikat, on lutsu ja midagi oli kindlasti veel. Ja lisaks muidugi suppidele ja praadidele ja kotlettidele pakutakse näiteks kalapelmeene või siis hoopis kalaraviolisid. Kõik on väga head. Ja keegi veel küsis mu käest, et supp, aga tõesti igas kohas on see supp nõksa erilisem, oma perenaise nägu. Nii et kui külaline küsiks, et kas nagu suppe palju ei saa, siis ma ütlen, et ei saa. Igas kohas pead ära proovima, et igas kohas on ta oma perenaise nägu.